Mina olen Triin ja mina õpin Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalve kolledžis kutseõppes politseiametnikuks. Selleks, kuidas ma üldse siia kooli sattusin, selleks ma pean liikuma siis natukene ajas tagasi ja hakkama rääkima kogu oma lugu. Terve oma elu olen ma töötanud riigiametis erinevates kohalikes omavalitsustes. Kõigepealt ma alustasin üldse täitsa tehnilise sekretärina, edasi liikusin referendiks, referendi koha pealt ma sain seaduse poole endale tugeva baasina, edasi maakorraldajaks, paratamatult ka politseiametnikele vaja natukene kaarti lugeda ja arvutisi teha, seaduseid teada, et see baas sealt tuli. Ja enne politseisse tööle tulekut olin ma terviseedendaja, kus siis minu peamiseks ülesandeks oligi noorte sõltuvuste ennetamine. Ka politseitöös on hästi oluline ennetustöö ja paratamatult politsei puutub väga palju kokku erinevate joovetega. Et ei ole, siis on see alkoholijoove või narkojoove. Ja kuna mul on sealt põhjast hästi hea baas olemas, siis niimoodi see on minu elus läinud. Oma terviseendajana koostööd ma tegin minu mentoriga, õpetajaga, õppejõuga, superviisoriga, kellega koos siis arendasime terviseedendust ühes Tallinna linnaosas. Ja tema oli abipolitseinik. Ja kuna ta mind nii hästi tundis, siis ta ütles, et ma peaksin tulema abipolitseinikuks, et see on niisugune minu iseloomuomadustele vastav koht. No, ma mõtlesin väga pikalt ja kaua, et kas ma tahan seda teha, kas see on minu jaoks huvitav, aga lõpuks ma selle avalduse ära tegin, abipolitseinikuks sain, läbisin erinevad koolitused ja alustasin küll tollel ajal siis noorsoopolitsei kõrval. Aitasin erinevaid tegevusi läbi viia, käisime koolides jutustamas, tutvusin siis põhjalikult noorsoopolitsei tööga. Tänasel päeval küll meil noorsoopolitseid ei ole, et on piirkonnapolitseinik selle asemel. Aga saatuse sunnil mind suunati ka ikkagi tavalisse patrulli. Käisin seal, mulle meeletult hakkas see tegevus meeldima, sättisin oma tööasjad kõik niimoodi, et mul oleks võimalikult palju patrullis käia. Ja ühel hetkel käis siis kuklasse kiiks ära, et no nii, nüüd on see hetk, kus ma teen avalduse ja ma tahan saada patrullpolitseinikuks. Selle juures ei ole oluline see, kui vana sa oled. Minul on mõnust natuke rohkem ja kogemust natuke rohkem. Ja tegin avalduse ära, mind võeti patrullitööle, olen väga rahul ja koolis õppimine, paratamatult on see üks osa selleks, et teha seda tööd, et omandada politseiline haridus.